taustaks on meil üks väike džunglisõit ees jälle. Niimoodi taustaks võiks siis vahepeal rääkida, et mis me teinud oleme, kuhu me lähme, miks me siin oleme kell 8 hommikul. Et siis alustame sellest, et viimati me lõõbisime siin džungli lähedal ja siis sealt me läksime edasi, läksime Uraani, mõtlesime, et okei, teeme nüüd selle kaua oodatud lükke ära, et ületame Boliivia piiri ja läheme Boliiviasse. Aga me ei saanudki üle piiri, sellepärast, et esiteks tegemist oli väga väikse piiripunktiga ja siin on nagu iga piir selline, et kui ametnik su dokumente vaatab, et siis vastavalt sellele, kui palju see ametnik ise nagu aru saab, siis vastavalt sellele, et ta laseb su läbi või mitte. Ja meil on nagu selles mõttes eriline lugu, et meil on, mina ei ole veel päris autoomanik, autoomanik on veel eelmine omanik, aga Tšiili valitsuses toimub see autoomaniku vahetuse registrisse kandmine umbes 2 kuud. Aga et seda nii-öelda vältida ja võimalik oleks ikkagi autoga piiri ületada, siis väljastab kohalik notar Tšiilis volituse. Ehk siis ma olen volitatud isik, nagu põhimõtteliselt mul on selle auto omaniku õigused volitatud eelmise omaniku poolt. Aga ma ei ole veel päris omanik, aga kuidas nüüd öelda. Aga piiri peal tegelikult sellest dokumendist peaks piisama. Alati on piisanud teistes piiripunktides. Ühesõnaga meil on nagu üks inimene Tšiilist, kes meid aitab sellega. Ja teisi reiseid ka. Ja siis põhimõtteliselt lihtsalt sõltub sellest, et kui ametnik nagu muufid aru ei saa sellest paberist, siis ta ei lase lihtsalt läbi. Et kui ta võib-olla esimest korda näeb ka seda, et mingi vend kuskilt Eestist mingi Tšiili autoga kuskil Põõsast tuleb välja, ta on Boliiviasse minna, siis mingi notar on volitanud ta ka veel, et mingi kahtlane värk. Ühesõnaga nagu selliselt need ametnikud ei pruugi nagu läbi lasta alati. Kui ei ole nagu väga pädev ka ja ei ole varem näinud. Ühesõnaga ei saanud üle, sõitsime tagasi. Ja kuna siin on päris lahe tee ikka, aga peab teed vaatama. Et ühesõnaga see on nii-öelda, kuidas ma ütlen, me lähme nüüd teise piiripunkti, kuhu me tegelikult tahtsime juba algselt minna, aga me ei saanud sinna minna, kuna seal on nii-öelda rahutused ja teeblokaadid ja nii edasi. Ühesõnaga jällegi keeruline lugu. Aga me leidsime lühida tee, lühikese ümbersõidu päris suurest hulgast teeblokaadidest mööda läbi mägede. Ja siin me praegu olemegi. Ja see lühike ümbersõit kestab umbes 7-8 tundi. Kokku siis 200 kilomeetrit. Jah, selle pärast me alustasimegi väga vara, et vaatame kaugele jõuame. Äkki jõuamegi kohale. Siis kui me jõuame sükesse linna Humahuaca, kuhu siis see linn peaks jõudma, või tähendab see tee, siis sealt on meil veel minna ületada 2 teeblokaadi ja me peaks siis Boliivia piirile jõudma. Ja praegu, kui me nüüd eelmine kord proovisime blokaadidest läbi minna, et siis olid need kohalikud pärismaalased väga vihased, sellepärast, et valitsus tungis nende mingisuguse liidri majja ja see tüüp vahistati vist, et see on nagu, olid eriti vihased. Ja siis nad ei lasknud nagu, ma ei tea, kas nad ühe korra päevas vist lasid autosid läbi, aga vist ei lasknud isegi seda, et ja me sattusime täpselt sellel ajal sinna teeblokaadi ette, et ei olnud mõtet proovida oodatagi. Aga nüüd on nad vist natuke maha rahunenud, ma ei tea. Tegelikult see on üldse imelik, et nagu, kuidas nad nagu jõuavad seal olla. Nad on juba mingi 2 kuud neid teeblokaade teinud, siis nad tööle ei käi. Tõenäoliselt ei käi. Aga siis nagu tekib küsimus, mida nad söövad. Sest et praegu on nagu neil selline asi, et nad lasevad
iga piiripunkt või see teeblokaad, noh põhimõtteliselt nagu piiripunkt, laseb siis läbi iga 3 tunni tagant, mõni laseb iga 4 tunni tagant, mõni laseb iga 12 tunni tagant. Et siis nagu põhimõtteliselt tüübid on nagu 24/7 puldis ja iga 3 tunni tagant kell 3 öösel, kell 00 öösel lasvad autosid läbi. Nagu magavad ka seal. Nagu what the hell? Mida nad söövad? Kus nad raha saavad süüa? Nagu, ma ei tea, müstika lihtsalt, aga samas huvitav. Et noh, jah, nii see elu siin käib. Raske arvata, palju siin meetreid autost 1 ja 2 meetri kaugusel on. Võib-olla 10, võib-olla 1000. Siin on siis näha kaunist vaadet all olevale orule, maalilised vaated, džungel, külad, väike jõgi all orus, kaunis. Nii, ja järgmise huvitava vaate taustal järgmine kokkuvõte. Oleme endiselt teel. Nagu näha, on keskkond oluliselt muutunud. Kõige kõrgem taimestik on siin umbes 10 sentimeetrit, äkki 20 äkki isegi venitab välja. Jah, sisuliselt me oleme jõudnud poolele teele La Galilegua rahvuspargist kuni Humacabakasse. Läbitud on 100 kilomeetrit, 100 veel. Sõitnud oleme, alustasime kuskil 8, kell 9 ja kell on 3, 6 tundi, ehk 6 tunniga 100 kilomeetrit. Päris hull. Et suht ilmselge on see, et me täna Valges enam kohale ei jõua sinna, kuhu me tahame. Et peame vaatama, mis saab. Tõenäoliselt kas magame bussis või siin on siis
mingeid väikseid pärismaalaste väikseid külakesi ka, kus on isegi mingisugused hotellitaolised asjad. Et kui meeleheide on piisav, siis võib-olla aga võtame juba nende peale. Kõrgus on siis hetkel kuskil 3040 ja aina tõuseme. Vaadet kahjuks ei näe, sellepärast et väga vihmane ilm on olnud. Et siis mäed on põhimõtteliselt üleni pilves. Siin on üle pika aja esimene terake päikest näha. Et jah, kõige kõrgem punkt selle tee juures on umbes 4500, aga sinna me ei ole veel jõudnud, sinna me oleme hetkel teel. Nii et jah, vaatame kaugele jõuab, umbes kell 6 hakkab hämarduma, kell 7 on pime, 3 tunni pärast siis põhimõtteliselt oleme hämanud. Ja noh, ideaalis võiks 2 tunni pärast umbes ööbimiskoht olemas olla, nii et aga me ei ole veel 4500 meetri kõrgusele jõudnudki, nii et ühesõnaga saab huvitav jätk olema. Loodame, et altitude sicknessit ei tule. Ja noh, sellisel kõrgusel võib tekkida jah, kõrgushaigus ka, et meile tutvusime 2 Argentinoga, kes olid väga jutuhoos, kes pajatasid igasuguseid jutte meile, et nad olid ühes kõige kõrgemas punktis Argentiinas käinud, kuhu autoga saab 5000 meetri kõrgusel ja siis sellel naisel oli see kõrgushaigus tekkinud ja siis viidi haiglasse seal. Nii et jah, meil nagu väga palju ka puudu ei jää sellest kõrgusest. Ja noh, teine asi on see, et auto peab ka vastu pidama, et keema ei läheks ja nii edasi, et ja noh, 2 kraadi on praegu. Ui, pekki. Oi, vana. No nii. Räägi veel juttu. Mina sain südariga tões. Mul on võib-olla ka meditsiinitöötaja sekkumist varsti tarvis. Näha võib siis see, kuidas see rekka vastu sõitis, ehmatas isegi päikese välja. Et põhimõtteliselt mingi 5 minutit peale lobisemist me jõudsime nii kõrgele, et pilvedest kõrgemale või noh, sellest udust, mis oru põhjas oli. Päike paistab ja mida vaateid, millest me kõigest ilma olime jäänud. Aga nagu eriti lahe vaade oli see, kuidas kõrged mäetipud, üle 3000 meetri kõrged mäetipud ulatusid ilusti nagu napilt üle pilvede piiri. Et väga lahe, sellist asja ikka väga tihti ei kohta. Et jah, nüüd me oleme nagu sellest mingist kõrgemast mäest või mingist orust nagu üle saanud, et siin nagu ei ole nagu udu piisakestki. Et jah, väga lahe maastik ikka, puumaastik, kollane. Väga veider, aga samas väga äge, kõrge antide mäestik.
ei teaks, miks näha ei ole, aga me oleme 4000 meetri kõrgusel ja 4000 meetri kõrguselt avanevad sellised vaated stratosfäärist. Ja me tulime sealt alt, kust need pilved paistavad ja me sõitsime seal pilvede sees päris tükk aega. Ilusad vaated. Õhk on päris hõre. Seda arvame meie ja seda arvab ka meie auto. Aga õnneks on siin vaated nii lahedad, et me saame, tähendab auto kipub keema suhteliselt kergelt. Et 4000 meetri kõrgusel auto läheb juba päris kiirelt keema ja selle tõttu peab natuke seisma jääma ja jahutama ja siis edasi sõitma, et päris sodiks ei tasu lasta autot. Selleks on üks hea trikk. Nimelt jätad auto aku pealt tööle, paned ventilaatori maksimum sooja peale, maksimum puuri kiiruse peale ja lased mootorist sooja välja seistes. Niimoodi jahtub päris hästi ära ja päris kiiresti saab edasi sõita. Ja sõiduajal samamoodi, et hoiad aknad all, kuumus põhjas ja saab oluliselt kauem sõita, kui auto tahab üle kumeneda. Vot. Nii et me oleme praegu päris õnnelikud. Sõitsime just 4500 meetri kõrgusest punktist mööda ja nagu Ladina-Ameerikale kohane sõitis mingi kohalik pere 3 last autos. Mingi päris maalase moodi nägid välja Volkswagen Amarokiga. On lihtsalt niimoodi, see igapäevane sõit. Paid möödasid. Seal ees lähevad. Maitu, midagi sulle? Veits sädine oli, aga noh. Juheja! Oleme 4550 meetri kõrgusel. Pole kunagi nii kõrgel olnud. See on üks kõige kõrgemaid kohti Lõuna-Ameerikas, kuhu autoga üldse sõita saab. Meie Ustav Ratsu puhkab siin. Ta on veitsa läbi omadega, aga käib küll hästi. Ja siuke vaade. Ja seda ka, et õhk on siin päris hõre. Päris, nagu päriselt ka, siin ikka hakkab siuke ajutöö juba, sa saad aru, et ei ole päris õige. Jalg ei leia sammu ja keel läheb krussi ja nii edasi. Vot, aga edasi.
udu sees, siis kui me saime nagu natuke kõrgemale juba, siis